ja need, mis on üldse need kollased nii-öelda, need on meil leidmata, et need otsime ka tee peal üles. Okay. Ja siin pidi olema mingisugune grillung veel kuskil. Assoo. Grillimine ja... Nii, meil on ju plaan selline, et me oleme hoolduse tarvikud kätte saanud. Kus sa nüüd panid juba? Juba siin kõik. Et siin on siis kotid, niiskusimajad, manuaalid ja hunnik pastakaid. Seda mõtlesin, et seal Sõrves oli hästi palju neid vürtipastakaid ja nokamitse. Esimesed need samad naardin. Ja kaardi pealt. Et hetkel oleme siis Kuressaares ja siit näeb meie ringi, mis on vaja ära käia. Me oleme jõudnud oma esimese otsingupaika. Siin on rauasulatusahjud. Hullu märk siin kõik. Nii, ma näitan teile rauasulatusahjusid ka. Ei ole ise ka neid kunagi varem näinud. Tunduvad mingid sellised savist tehtud asjad. $22. Nüüd me oleme leidnud oma tänase geopeituse päeva teise aarde ülesse õige koha, aga nüüd tuleb lihtsalt aardele veel järgi minna ja see on selline natukene füüsiline aare, sellepärast, et siin peab natukene ronima. Puu otsas oli väikene tüng, aga siiski me leidsime. Geopeituse päeva 3. aadepunkt. Pangale oleme jõudnud. Nii, panga aare on leitud. Leidsime meie tänase geopäeva 4. aarde. Oleme Tuhkana rannas. Lahedad RMK kohad on siin. Me oleme nüüd jõudnud Orissaarde. Vahepeal saime Leisi-aarde ka kätte ja Orissaar on nüüd meil uue saare, mida täna otsime. Orissaare tamme juures oleme. Ehk Orissaare staadionil. Aastapuuksu aarde leidmine võttis aega umbes tubli 3 minutit ja kes ei ole veel Orissaare tamme oma silmaga näinud, siis siin ta on. Aastapuu 2015. Nüüd vahepeal me jõudsime korda teha Leisi lauluväljaku aarde ja leidsime üles ka Tornimäe kiriku aarde. Kuna siin kirikus uksed on lahti, siis ma mõtlesin, et näitan teile korra, mis siin sees on täpsemalt.
huvitav, et kirikus on kõik uksed lahti, aga mitte ühtegi inimest ei ole. Seal oli raha kogumise kast ja kõik lihtsalt niisama ilma valveta seisab niimoodi. Aga ju siis on ausad inimesed. Nii, nüüd me oleme taas edasi liikunud, me jätsime vahele jätsime 9. aarde ja oleme hetkel 10. saartes Tigeda Sääse. Me oleme liikunud nüüd, siit alustasime, siit läksime. Siit. Nii, ja me oleme siin. Vist oli mingi Kübassaare poolsaar siin. Ja siit lähme pärast tagasi. Nüüd hetkel oleme siin. Ja 8 aaret on leitud. Olen praegu jätkuvalt siin Tigeda Sääse aarde juures. Ja näitan teile kohe, milline üks selline korralik aardeämber välja näeb. Ma panen vahepeal kaamera peitu sellepärast, et muidu ma vihjan aarde asukoha. Panen siia ühe niiskusima ja siin on logiraamat veidi märg. Nii, nüüd on hästi. Tuleb see siia ämbrisse veel saada. Nii, väga hea. Asjad pükste külge jäävad. Oleme siin natuke sellist oksavärki peale, et väga paista ei ole. Nii. Ma arvan, et nüüd on väga hästi. Oleme jõudnud tänase 11. aarde juurde. Siin on Mihkel Ranna Dendarium ja siin on igavesti lahedaid asju. Ja see siin on minu meelest selline kõige lahedam ja maagilisem koht. Praegu, kui ma siit nimekirjast vaatan, siis on siin 229 erinevat taimi ja need on kõik ära nummerdatud ja kõik asuvad siin hoovi peal siis. Tänase päeva eelviimane aare on toonud meid ühte väga lahedasse kohta. Ei olegi varem sellist kohta näinud siin.
Malanna jättis maa peale märgi, lõhestades selle kivi taevase tulega. Ja kui tahate sellisesse kohta ise jõuda, siis peate otsima geopeituse aaret nimega Blesta. Ja nüüd hakkame otsima tänase päeva kõige viimast aaret, kas me sellega leiame, selles ma päris kindel ei ole, sellepärast et kaart ei näita isegi teed selle aarde juurde ka, eks näis. Oleme jõudnud tänase geopeituse päeva viimase aarde juurde. Tee oli hirmus pikk ja ma olen täiesti kindel, et siin ei ole küll mitte keegi käinud. Siin on voodid. Siin saab magada. Siin saab ka magada. Taga paistab WC. Siin on mingid tööriistad, sinna ma minema ei hakka. Ja siin ma astusin lehmakoogi sisse. Pärast võib-olla läheb vaatab korra, kas saab sinna üles ka. Kui algselt oli meil plaan leida täna 13 aaret, siis on tegelikult ikkagi väga hästi läinud. Asi piirdus 12 aardega. Tegelikult on see juba väga hea tulemus. Ausalt öeldes ma nii palju ei lootnudki täna. Aga väga mõnus koht on siin. Seda asukoha nime ma tegelikult päris täpselt ei teagi. Aga nüüd peaks korra veel vaatama, kas äkki on võimalus ka sinna majaku otsa ronida. Aga tundub, et siia majaku otsa ikkagi ronida ei saa. Seda on pooled trepiastmed puudu lihtsalt. Siit näeb kuidagi. Ja nii palju, kui ma lugesin selle aarde asukoha tutvustuse kohta, siis see aare või majakas on antud rendile, et keegi selle korda teeks, aga miskipärast ei ole siia leitud rahasid peale ja nüüd see majakas lihtsalt niisama seisab siin, ootab oma järge. Kas keegi arvab ära, mis majakaga tegu on?